Mina hakkasin hiljuti trennis käima. Ja kui teil on veits motivatsioonipuudust, et miski kuidagi... Kas just nagu nii vähe seda näha on, ma ei tea. Aga no, ma ei tea, suven on 7 kuud, give me some time, on ju. Aga ma mõtlesin seda, et kui teil on veits nagu motivatsioonipuudus, et kohe kuidagi ei oska ennast trennisaali vedada, siis... Ma ausõna käin trennis nagu, miks sa naerad? Siis... Igastahes, siis ma soovitan teil stand-upiga hakata tegelema. Et ma võin omal näitel öelda, et kuskil niimoodi aasta-poolteist on maks, kui sa viitsid vaadata pilte, mis on sinust laval tehtud. Ja see on lihtsalt mingi, kurat, kas seal on mina või see on Danny DeVito? Mina enam ei jaksa. Ja siis mõtlesin, et lähen trenni, mis oleks siuke hea üldfüüsiline treening. Läksin postitantsu. Ma vist lihtsalt unustasin ära hetkeks, et ma olen lühikene nõrk ja veits töntsakas. Aga seal ma siis olin valmis trenni tegema ja kuni siis ühel hetkel kappab saali sisse Kaisa Selde. Ja kui on üks asi, mis on hullem sellest, et sinuga on saalis tuttav, siis see on see, et see tuttav näeb välja nagu Kaisa fucking Selde. Nendele, kes siis ei tea, siis kujutage ette sellist metsikut mustangi, et siuke pikk, sale, blond, lakk lehvib järel, on ju. Ja siis tal ei veel nagu ülbust ülegi tulla minu juurde, siis oh my god, Petra nagu nii piinlik on tuttavaga samas trennis olla. Fuck off, Kaisa Selda nagu. Et noh, siis ma nagu vaatan seda Graatsia kehastust mu kõrval. Ja ega ma nagu kole ei ole, on ju. Aga noh, et kui Kaisa on mustang, siis mina olen poni. Et noh, toon tervele perele rõõmu, aga selg otseselt ei hüppaks nagu. Postitants sai kiirelt oma lõpu. Järgmine päev läksin vesiaeroobikasse. Ilma igasuguste probleemideta kõige seksikam pihv passus. Milvi nagu veits üritas vaata mind troonilt tõugata. Tõmbas nibu välja ja värki. Aga Milvi nibu oli passu põhjas, keegi ei näinud. Milvi igavanud prostituutne. Aga vana inimestega passu jagamine on andnud mulle üleliigselt enesekindlust. Nüüd ma olen see vend riietusruumis. Teate küll seda venda, kes alasti käib läbi riietusruumi ja trätikonil õla, on ju? Mina olen nüüd see. Või noh, olin. Seda siis kuni hiljuti üks väike poiss riietusruumis vaatas minu poole ja ütleb, emme, näe, tussu. Nüüd on rätik ümber ja enesekindlus on ka kadunud.